Tere, mina olen Karin, 2 neuroerineva lapse ema, OCD ja ATH ning olen loomas ambitsioonika ema mõtteviisi kogukonda. Ning kuidas saada selleks emaks, keda su neuroerinev laps vajab, et end elus hästi tunda, ilma et sina läbi põleksid. Ma olen justkui ühte patta pannud mitu erinevat teemat, aga kõigepealt, miks ambitsioonikas? Sest teha vähem ja liikuda aeglaselt maailmas, mis nõuab sinult pidevalt tee rohkem, ole rohkem, saa rohkem, liikuda aeglaselt ja saada endiselt kõik, mida sa soovid. Sest sa ei unustanud vahepeal elu päriselt nautida. Vaat see on ambitsioonikas. Sest ambitsioonikas selle tavapärase definitsiooni järgi viib läbi põlemiseni. Ma tean, sest ma olen olnud see ema, kes tunneb, et ta unistused on nii suured, et mul pole isegi aega hingata. Isegi lastega olles olid mu mõtted kogu aeg kategoorias. Asjad, mida ma arvan, et ma peaksin tegema, sest muidu ma jään kõigest maha või ilma. Vahet pole, kas me räägime palgatööst või majapidamise korras hoidmisest. Ehk mind sisuliselt polnud oma laste jaoks olemas nii palju, kui neil tegelikult oleks vaja olnud. Ma ei nautinud ema rolli ning tundsin süüd, et ma nii tunnen. Muidugi ma armastasin neid, aga kogu see emadus tundus nagu suur kohustuste koorem, mis võttis minu aja ära ja töö oli justkui põgenemine millessegi, mis mind pisutki särama pani. Kõige vastikum oli lihtsalt maha istuda. Kodus puhkamine oli võimatu, ma pidin kodust ära minema, et mul oleks üldse tunne, et saan ennast lõdvaks lasta. Tuleb tuttav? Jabur, eks ole? Sest kodus olles oli peas ainult see to-do list, mis ei jätnud isegi ruumi mõtlemisele, kas need tegevused seal on üldse vajalikud või teen ma neid lihtsalt selleks, et end produktiivsena tunda. Ma põlesin läbi. Ma olin umbes 2 kuud inimesena täiesti puudulik. Mu keha lihtsalt ei lubanud rohkem teha kui hädavajalik. Ärevus oli laes juba laptopi ekraani kergitamisest ja ma nutsin kogu aeg. Ja ma tundsin, et ma ei saa lastega hakkama. Ja lõpuks ma kuulasin, mida mu keha mulle ütleb. Ja ma lubasin endale, et sellesse punkti ei lähe ma enam mitte kunagi tagasi. Aga läbikukkumine ja läbipõlemine ei võtnud ära mu unistusi ja sellest tervenemise teekonnast sai teejuht teistele emadele. Mitte tee minu järgi teejuht, vaid tule enda juurde tagasi teejuht. Siinkohal võiksin ma rääkida kõigi emadega, sest need valupunktid on meile kõigile tuttavad. Aga ma räägin just neuroerinevate laste emadega, sest nemad tunnevad seda vajadust kulgeda omas rütmis palju teravamalt. Liikuda lapse tempos, võtta ka endal tempo maha, et see oleks päriselt võimalik. Sest sellel teekonnal sain ma teada, et mu lastel on ATH ja OCD, mis tähendab, et ühiskonna silmis üks ei püsi paigal ning ei suuda keskenduda ning teine loob nii põhjalikke süsteeme, et nendest lahti laskmine on keeruline ja asjade pooleli jätmine raskendatud. Mõlemad tahavad teha oma reegleid. Üks neid jagada, teine liikuda oma reeglite järgi. Ja siinkohal räägin ma lasteaialastest. Mu lapsed vajavad teistsugust rütmi, kui praegune süsteem pakub. Mitte, et nad ei saaks hakkama, vaid selleks, et nad ei hakkaks ennast saamatu ja halvas mõttes teistsugusena tundma. Sest ATH laps keskendub suurepäraselt asjadele, mille vastu tal huvi on. Ma räägin neile, et neil on supervõimed, sest enda tugevustele keskendumine viib elus oluliselt rohkem edasi, kui tunne, et ma ei saa hakkama. Ilmselt suudad sa sellega samastuda. Ja ma olen endale eesmärgiks võtnud luua neile selline keskkond, kus nad tunneksid ennast võimalikult hästi. Lubada neil olla nemad, liikuda nende rütmis ja õppida sellisel viisil,
et äratada neis maksimaalselt huvi. Aga tõde on, et sa ei suuda olla lapsele see toetav rahuankur, kui see pole iseendas seda rahu veel leidnud. Siinkohal jõuamegi selleni, mida ma siin päriselt luua tahan. Ma tahan luua emadele kogukonna, kus kõik tunded on lubatud. Sind nähakse, sind toetatakse, aidatakse edasi. Sammhaaval sinu tempos kirjutame uue emaduse loo sinu reeglite järgi. Elu, kus sa tunned, et oled piisav. Sa sead piire, et kaitsta oma rahu. Elu, kus sa oskad kuulata oma keha ja päriselt puhata. Kus kõike on liiga palju tunne, ei domineeri sinu elu. Me loome kergust, rõõmu, rahu just seal, kus sa praegu oled. Kuidas? Me kirjutame ümber sinu uskumused emadusest, sinu uskumused elust, sinu uskumused, mis pole isegi sinu omad, vaid kaasa tulnud ühiskonnast, koolist või põlvest põlve. Uskumused, mis kontrollivad meie käitumist ilma, et me sellest ise arugi saaks. Tee minu järgi. Pane korraks silmad kinni ja hinga. Ütle endale, puhata on turvaline. Tunne, mida su keha tegi. Kas ta nagu justkui paisus nagu enesekindlusest? Jah, on küll puhata turvaline. Või ta tõmbus justkui kokku, et midagi on justkui paigast ära. Ma ei ole kindel, et ma seda usun. Sest mõistus ütleb, muidugi on, puhkama peab. Aga su keha tunneta uuesti, kui sa veel sellele tundele pihta ei saanud. Et kas sa tundsid, et su keha valetab või mitte? See tuleb sellest, et sisimas sa usud, et kui ma puhkan, siis ma jään maha, asjad jäävad tegemata. Et puhkus pole produktiivne. Ja selle kõik aitan ma sul ümber programmeerida. Puhkus on turvaline. Puhkus on vahel kõige produktiivsem asi, mida sa enda jaoks teha saad. Sest siis sa jälle jõuad, suudad olla rahulik. Sul on tunne, et sa saad päriselt ka hingata ja endale aega lubada. Ja küsida endalt, kuhu ja kas mul on päriselt ka kiire. Sest kiire võrdub ülekoormus ja seda sa ju ei taha. See ei pane sind ka ennast turvaliselt tundma. Kiire tekitab ärevust. Kiire paneb tegema vigu. Nii et tegelikult aeglaselt on kõige kiirem tee edasi. See oli lihtsalt üks näide, millega me selles kommuunis tegelema hakkame. Sest suur eesmärk on saada oma lastele selleks eeskujuks, mis väärtusi sa tahad neile päriselt edasi anda. Selleks enesearmastuse, eneseväärikuse kehastuseks. Sest tõde on, et lapsed õpivad sinu olemusest, käitumisest, mitte sinu sõnadest. Ehk milliseid väärtusi sinu praegune sina oma lastele edasi annab? Kas maailm on hirmus või turvaline koht? Ebakindlust oma keha osas? Kas raha on alati liiga vähe või on kõik vajalik alati olemas? Kas sa kardad end väljendada? Selle kõik saame ümber kirjutada, sest sel hetkel, kui sa saad teadlikuks oma piiravast uskumusest, saad sa valida uue, mis sind paremini teenib. Ambitsioonika ema mõtteviisi kogukond käib kokku minu raamatuga, mis on hetkel Pilgrimi poolt avaldamisel ja ilmub kõigi eelduste kohaselt oktoobri lõpus. See on justkui iseseisvalt läbitav kursus koos toetavate meditatsioonidega, mida võiks läbida peatükk haaval
töötades läbi kõik toetavad küsimused. Kogukonnas tahan ma pakkuda mentorina tuge oma kogemuse näol ning viia läbi igakuiseid grupikõnesid, kus liikmed saavad esitada küsimusi ning ma aitan näha seda elu helgemat poolt, teed edasi ning samuti võib mõne teise ema kogemus avada uue mõtteviisi, uue ukse sinu enda elus, sest sa juba said kellegi teise kogemusest abi ja vastuse. Ja keegi teine võib võita sinu kogemusest oma sisemise rahu tagasi. Samuti on see koht, kus on toetavad audio- ja videomaterjalid nagu meditatsioonid. Kindlasti tulevad sinna ka külaliskõnelejad erinevatel toetavatel teemadel. Ma loon hetkel enda pere jaoks oma lastele toetavat keskkonda ehk olen otsustanud neid kodu koolitada ning jagan ka seda kogemust ning kaasame ka kindlasti erinevaid eksperte, sest kõigi neuroerinevate laste eest ma sügavuti kõneleda ei oska. Küll aga keskendume kõigi neuroerinevate laste toetamisele ning kuidas panna nad enda tugevustest särama. Siinkohal üleskutse, kui tunned, et sa oled keegi, kes oleks valmis teisi emasid toetama viisil, mis siia kontseptsiooni sobiks, anna endast mulle märku. Kui sind huvitab see teekond, siis soovi korral saad tasuta lugeda raamatu esimest peatükki lingilt profiilil. Kogutud raha läheb kogukonna loomisele valitud koolitusplatvormil, millega soetatakse aastane ligipääs keskkonnale ning luuakse kommuun emadele. Aastane periood võiks olla piisav kogukonna tööle panemiseks ja liikmete kogumiseks, et tulevikus seda tuge edasi pakkuda. Teine pool eesmärgiks on ambitsioonika ema mõtteviisi podcasti käivitamine, sest usun, et kogu see teadmine, mida ma tahan edasi anda, ei ole mõeldud olema raha seina taga ja kõik võiksid soovi korral seda infot saada, tarbida, tasapisi edasi liikuda ka selle podcasti põhjal. Kogukond siinkohal ongi see süvitsi minemise võimalus ja sinu lubadus endale, et sa suudaksid olla järjepidev ja need muutused ka päriselt enda ellu rakendaksid. Podcast aga võiks tuua suuremat kõlapinda antud üliolulisele teemale ja olla koht sügavateks aruteluteks, mitte ainult minu mõtete jagamiseks. Siinkohal tänan ette kõiki, kes mind toetada valivad ja minuga sellele teekonnale astuvad, sest nii mõneski mõttes alustame me koos. Loe nüüd kingituste kohta, sest asutajaliikmetele on võimsad privileegid.